Ja mis me järgmine lugu oli? Järgmine on need traksid. Traksid ja eelmine kord, kui me mängisime, see oli 5 aastat tagasi. Kaarel Kiveti lood kõlasid ka siis. Ansambel Hambermanni repertuaar. Hambermanni neid me võtnud muidugi, aga... Tegemist on Kaarel Kiveti lood. Loo pealkiri on Kiitus ja seda siis kunagi laulsid Kukerpillid. Pärast kui nad meie käest selle loo olid saanud. Jah, kõik need 60 aastat on meie luudega katsetanud. Solistiks on Mart. Neil on noor üle. Pojad on mul õigel naasi, pojad on mul õigel naasi. Püssile nakka, püssile naksi, püssile nakka, püssile naksi. Andres lepime kokku, et sa ütled kohe järgmise loost. Mul tõesti ei ole seda. Isa joo, ära joo. See oli ka lugu, mis on vaalis olnud juba aastaid. Ära joo. Ma ei tea. Laurile meenusid vihmased suvepäevad koolipõlvest. No vaat jah, mõt isa peab natuke jooma. Olenemata sellest, et isa oli kogu aeg tööl, siis aeg-ajalt oli kodus ka. Ja kui ta kodus oli, siis ta ikkagi põhiliselt kas magas või jõi kahjuks. Ja mul lihtsalt tuli tähem meelde sellised ilusad suvepäevad, kus mehed istusid kasvuhoones, väljas sadas vihma, lapsed jooksid seal tomatite vahel, mängisid peitust, kõik olid õnnelikud, ainult emad ei olnud rahul. No mingi pudel käis vist ka ringi, eks see võis olla nagu põhjus lastele. Aga siis isa ära joo.
Selle looga seoses ma mäletan, Mardil oli ka üks lugu oma isast, kes töötas kuskil ja tegi midagi. Ta töötas kaua aastaid viinavabrikus, Liviku eelkäis. Ja insenerina joonestas, mitte viinapudeleid, masinaid. Ja seal ta õppis nagu niimoodi viina võtma, et purju ei jää. Sellest oli pool pakki enne võid ära süüa. Kes pidada vastu? Masinate joonestamine lihtne töö ei ole. Eks isadega on ka see ära, et vaata isad vahest vahetuvad. Tänapäeval on see nagu eriti selline moodne, nimetatakse kärgperedeks neid. Aga järgmine lugu on siis tegelikult Kuldse Trio repertuaarist. Seal on ka kogu aeg üks liige vahetunud. Pidevalt vahetunud. Algus olid hõvedased kaksikud, neil oli isa. Sul Andres oli Kuldse Trio? Mul oli Kuldse Trio, aga ma olin mingi kunagi enne seda, kui nad tantsuliseks läksid, hull Kuldse Trio fänn. Ja see kõik algas peale sellest, et ma olin üks 9 või 10 aastane kodus haige. Ja meil oli kodus un Vesnamakk, mis mängis kassette. Ja ma olin haigeks ja isa tõi kuskilt helikasseti MK60, kus oli 60 minutit Kuldset Triot sellest ajast, kui nad ise pilli mängisid ja laulsid. Ühesõnaga unplugged variant. Ja ma 3 päeva kuulasin seda järjest voodis ja sain terveks. See oli ilmselt üks moment oli juures, et isa tegi kuskilt ka liitrise purgi punast kalamarja, mis tolle aja kohta oli ime. Pudelit ei toonud? Ei toonud. Ja siis ma sõin... Siis ma, kuulge, ma olin 9 aastane. Ja siis ma sõin suure supilusikaga liitri punast kalamarja ära. Ja Kuldne Trio on mul igavesti meeles seoses sellega. Ehk siis Kuldne Trio ja lood isa.
andke läbi. Selle peale tuleb võtta. Jaa. Lauri, oled järjel või? Mis lugu on? Isa oli pass. Ja sul oli üks kena lugu rääkida. Korra lugu rääkida. Paljud tunnete sellist sõpra nagu Tarmo Tui. Laulis kunagi meie koolis ka. Ja Tarmo rääkis sellise loo kunagi, et meil oli kooli ajal siis õpetaja küsis, et lapsed, kelle isa kus siis töötab või mis teeb. Kelle isa oli siis traktorist ja kelle isa oli keevitaja. Ta mõtleb, et minu isa laulab. Ma saan aru, et su isa laulab. Aga mis töötab teeb? Ei, isa laulab. No ja sinna see siis jäigi ja väike Tarmo oli väga õnnetu. Ei saanudki aru, miks siis tema isa või laulda, sest tema isa oli bass. Laulis Rammi meeskooris. Ja see oligi tema töö. Et Tarmo oli väga õnnetu, et tema isa ei olnud keevitaja või ei olnud kolhoosnik. Tema isa oli bass. Järgmise loo pealkiri ongi Isa on bass, isa oli bass. Ja selle on siis kuulsalt laulnud Johnny Cash. Meilt võetud laulja.
oled saanud. Aga järgmine lugu on pealkirjaga siis Vana ja väsinud mees. Ja kukerpillid said sinna meie käest ja Keit sai selle kukerpillide käest. Ja te olete kindlasti kuulnud seda lugu, aga Keit rääkis kunagi, kuidas nad käisid onu Lembitu juures saunas ja onu Lembit ikka palus alati, et ikka Katrin, et ole ja laula mulle seda laulu ja Katrin jälle läks tabureti peale ja laulis Vana ja väsinud mees, sest temast sellest vanast ja väsinud meest see laul ju oli. Ono Lembit oli siis umbes 35 aastane. Katrin arvas, et tema ei taha kunagi nii vanaks saada ja siis kui ta oli 40, siis tuli meelde, et sel ajal, kui tema oli 10 aastane, siis Ono Lembit oli 30 hirmus vana. No nii. Millega me edasi läheme? Isa on küll kaua tööl, aga tuleb lõpuks ikka koju. Positiivne lõpp kõigele hakkab paistma. Tallinna film. Isa on hommikust õppinu tööl. Tööreisid, NSV Liit. No võt jah. Seesama minu isa, kes oli väga vähe kodus, ta ikkagi aeg-ajalt käis kodus, aga mu isa oli tegelikult mingil ajal ainukene Tallinna filmi palgaline näitleja.
Ja siis tänu sellele oli tal vaja liikuda mööda seda Nõukogude Liitu ja vahest harva, kui ta koju tuli, siis ta ikkagi tõi sealt kusagil Koola poolsaarelt mõne Põhja-Põdra nahkse ehte või midagi sellist, nii et see oli selline suur päev, kui isa tuli koju. Loo pealkiri on Isa tuli koju. Andres räägib, kelle repertuaaris see tegelikult on? Metro Luminal, tüüpiliselt Mait Vaidu sõnad, ega suuremat juttu sellest ei ole. Ma hakkasin lõpuks midagi rääkima. Metro Luminalil on täna õhtul on kontsert Paavli kultuuritehases, nii et sinna keegi ei jõua. See Metro Luminal. Ma ei tea, kas isa päriselt koju jõudis. Täna laua peal olid tikud, see on umbes täitsa. Aga lehesadu ja järgmine lugu on. Roosi, ei olnud see. Oli küll, aga mitte see Roosi. Aga Andres, sul oli järgmine lugu tegelikult Roosid papale. See on Gunnar Klapsi lugu. Ja Roosid papale
on pärit 82 aasta Magnetic Bandi plaadi pealt, mille pealkiri on Roosid papale. Aga Andres, sul oli üks, ta räägib juubelist ja lugu nii-öelda. Ühesõnaga, eks paljud meist on elanud madala kortermajas, paneelmajas, väikeses korteris. Ikka tuli peres juubeleid ja sünnipäevi ette. Ja siis selles pisikses paneelist korteris tehti suur pidu. Tavaliselt siis laenati maja pealt lauad toolid kokku, tulid sugulased, sõbrad ja see pidu sai peetud. Lapsed siis jooksid laua all ringi ja said laua pealt mõne palukese. Praegu jooksevad koerad laua all ringi. Jah, aga see krapsilugu tegelikult ka räägib sellest ajastust. Aga jah, sellised sünnipäevad on nagu kaduv nähtus kahjuks. Kuigi mõned perekonnad veel ja suguvõsad veel peavad sellised, kus kõik tulevad kokku ja laulavad laua ääres ja siis laulavad laua all. Ja naabrid on sõbrad, ei kutsu viilitsat. No nii, Roosid papale. Rege, tantsige.
siis oli sul meenus vist sellele üks. Mul on üks lugu rääkida teile, jah, miks on targem roosid või lilled viia papale, mitte kellelegi teisele. Lubata, ma loen teile ette selle. Kahehäälselt. Andres, sa oled valmis või? Ma olen valmis. Andres, olen ka oma rollis. Kange. Tõin sulle lilli, ütleb mees. Jah, aga mis pärast? Küsib naine. No, ma arvasin, et sulle meeldiks lilli saada. Kas midagi on lahti? Ei, mis mõttes? No, mis mõttes sa tõid lilli? No sellepärast tõin, et tuli äkki tahtmine lilli osta. Nii, et mitte minu pärast. Tuli hoopis tahtmine osta. Mõtled nüüd selle eest saada midagi või? Ei, ma ostsin lilli sellepärast, et sa oled kogu aeg rääkinud, kuidas ma sulle lilli ei too ja juhtusin lilleleti juurde ja need olid nii odavad ja just nüüd, ikka odavaid. Ega meie vahekord ju tõesti midagi hinnalisimat väärt ei ole. No pagan võtaks, nüüd said pahaseks, jah? Ei saanud. Ei saanud sa jee. Raske on lilli koju tuua, kui need sind pahandavad. Ega ma lillede peale ei pahanda. Need on ilusad. Aga miks sa neid just nüüd pidid tooma? Oh issand, no palu vabandust, et ma lilli ostsin. Ma võin nüüd minema ka visata. Ei ära viska. Lilled on ilusad. No nüüd ma ei saa aru, miks sa just nüüd neid teid. Okei, selge, ma ei osta enam lilli, kui nende pärast selline kisa tõuseb. Nii et sa ei taha mulle lilli tuua, jah? Mida? Muidugi tahan. Ära kahju. Ja miks sa siis kunagi mulle lilli ei too? Ainult siis, kui sul tahtmine tuleb või midagi lahti on. Täpselt nii, ainult siis, kui mul tahtmine tuleb. Ei ole mul alati tahtmist. Just nüüd pole üldse tahtmist. Ma ei taha nüüd enam mingit seksi ka. Nii et sa ei tahagi mind, jah? Mis ma nüüd selle peale julgeks öelda? No tundub küll, et sa ei taha mind enam. Ma tahan, püha müristus. Muidugi ma tahan sind. Kohe näha, et mees. No karjuva mõtleb ainult seksi peale. Kuule, mul oli väga raske päev. Ma olen väsinud. Ma pole teinud muud, kui ostsin ainult lilli ja tulin koju. Lilled ei ole ainult lilled. Nende taga on romantiline mõte. Iga normaalne mees soovib naisele lilli tuues rahuldada tema vajadusi. Täpselt nii, just seda ma üritan sulle seletada. Mis sa karjud jälle? Pealegi ei too sa kunagi lilli ilma, et sul midagi plaanis ei oleks. No soo, lõpeta ära. Jätame need lilled ükskord rahule. Kas midagi süüa on? Ah, sa siga. Kõigepealt maatsid uksest sisse lillikip kaelas. Siis küsid, kas midagi süüa on. Kas sa mõtled, et ma olen siin selle jaoks, et sind teenida tagumikku keerutada? Nii peale sa lilli tood. Toonud ma lilli selle jaoks. Süüa teed sa ju alati. Ära karju kogu aeg mu peale. Ah nii, mina ei tohi oma tundid iiagi välja näidata. Kaua sul aega läks enne, kui sa märkisid, et ma alati süüa teen? No enam ei ütle ma mitte ühtegi sõna. Nagu ikka, sa ei räägi minuga mitte kunagi mitte millestki. No kes siin rääkida ei julgekski, kui asi alati pahupidi läheb. Niisama ei lähe mitski pahupidi. Ise sa hakkasid peale, kui lilli tõin, jah? Jah. No nii, nüüd on vähemalt üks asi selge. Lilli ma enam ei too. 5 minutit vaikust. Selle kohtab köögist tuttav heli. Issand jumal, vaevalt jõuab koju, kui kohe peab õllepudeli võtma. No mis siis ometi juhtunud on, et tood lilli ja kukud jooma? Vaat selline lugu, miks on targem lilli onu Priidule viia. Aga meil on just veel. Peab lisalugu. See on lisalugu. Peate nüüd tagasi enne plaksutama. Selle looga on nüüd järgmine lugu. Andres tahtis rääkida, kuidas rattaretkel üks kamp kogu aeg sõidab niimoodi, et kõlar üürgab. Ilmselt siin õigel mees oleks rattaritel ka veel seda rääkima. Aga jah, rattaretkedel on iga aasta kohata ühte kummalist tandemratast, kus on 2 tüüpi peal. Mitte kõige... Need ei ole Andres ja Lauri. Jah, ma ei mõtle mõnda. Ja sõidavad oma tandemrattale ja neil on ees ratta korvis pakiraamil on vana kassetikas,
kus mängib non-stop karavani lugu pärlipüüdja ja need patareid raadiol tihaks saavad, seda venitab, aga ikka mängib ja kogu aeg mängib. Seda ma tahtsingi rääkida. Viimane võimalus tantsida. See nüüd küll tantsulugu. Kas kõik algusest peale? Kõik 5 lugu on. 5 korda kõik algusest peale. Kohati korra räägime. Eesti inimesed käisid üles. Nii need Eesti peod on, et alguses ei saa vedama ja pärast vedama. Kas me oleme oma pikkade lavaaastate jooksul seda isegi näinud?
viimane esinemine oli 8 aastat tagasi Pillapalus. Vaata, bändid kõik räägivad, et koroona ajal meil nagu midagi muutus, et olid esinemisi vähem või midagi. Meil küll ei olnud vähem. Meil 2 aastat tagasi olnud ühtegi esinemist, 3 aastat ka ei olnud ühtegi esinemist. Meil oli kõik sama, ma ei tea, kes räägib. Tegelikult tehke nendele meestele suur kummardus, sellepärast et Tarmo tõesti hoidis basskitarri viimati käes aastal 2018. Samal aastal. Spetsiaalselt uued töödi tänase esinemise jaoks. See on Sopranino. Sopranist veel kvart kõrgem. Ja Mart, uskuge või mitte, võstis tänase esinemise jaoks omale kitarri. Juhme võstis ka. Selle nimi on Inta Juhe. Me mõtlesime, et teeme talle bändi sümboolikaga särgid, aga siis me mõtleme, võib-olla Mardile ei meeldiks, kui meil oleks kõigil kõhu peal Inta mees kirjutada. Mart üks kui käänel selle vastu midagi. Lubasime Mardile kirjutama väikselt see õige. Original. Nii, aga mis mees original. Kogu sealt otsast peale. Ei, Pärli püüda teeme. Teeme selle viimase Pärli püüdluse suuresti. Ja kui me kõik võtta lõppele, loomulikult järgmise aasta maikuus Tartumaale ja sinna ümbrutse. Näin, valmis.
nüüd tuleb DJ või on vaba lava, kes tahab tulla?